ei ole tükk aega rääkinud, siis natuke võtab põlve pärisema. Aga head erakonnakaaslased, et ma olen siin täna maaelu toimkonna esindajana ja mul on teile 2 sõnumit. Esiteks on see, vabandust. No nii. Ma ju ütlesin, et Riigikogu elektroonika tõrgub kogu aeg. Need on e-valimised, sõbrad. E-riik. Aga ma usun, et nüüd jääb see pidama, nii et ma saan rääkida. Et ma tahaks öelda 2 sõnumit. Et esimene on see, et ma annan edasi maaelu toimkonna tervitused. Tõsi, ma ei ole nendega seda kooskõlastanud, aga ma olen üsna kindel, et ega neil heade soovide vastu midagi ei ole ja pärast nad mulle aita ei tee. Teine on see, et ma tahaksin soovida meile kõigile tasakaalukust. Teame, millised on rünnakud meie vastu. Mida lähemale valimised, seda ägedamaks need lähevad. Nii on see olnud ja uskuda, et see muutub, on käesoleval hetkel natuke vara võitu veel. Aga see aeg tuleb ja see muutub. Selles olen ma kindel. Ei ole vaja ise tüli kiskuda, aga ei saa ka kõigega nõus olla. Tuleb teada, mida sa teed, mis eesmärgil ja millised on tegevused, et seda eesmärki saavutada. Ja selleks on vaja mõelda, analüüsida ja olla info väljas. Olen ise näinud, kuidas seadusi tehti, ilma igasuguste mõjuanalüüsideta. Toome siin näiteks kas või ühekordsete nõude seadus. Mis selle tulemus oli? Ogalised korgid, mis lõhuvad lastel põskesid. Ja mis maksab laulupeo järgne nõude kokku korjamine, sorteerimine, transportimine, pesemine? Kas see ikka on see maailma päästmine, mida me siin üritame teha? EKRE-s on inimesed, kes suudavad mõelda. Ja pisut kasutades sarkasmi ma julgeksin öelda, et vahel on niinimetatud poetagustel rohkem talupojatarkust kui mitmekordselt kõrgelt haritud liberaalidel. Meie aeg valitsuses jäi lühikeseks. Aga sel ajal tehti mitmeid otsuseid. Sellest rääkis ka Martin, ma ei hakka seda pikalt rääkima. Aga tahaksin peatuda ühel punktil ja see on Peipsi kalurite individuaalkvoodid. Ka sellest tehti ju tegelikult kohtuasi. Lisaks Kersti Krahtile üritati veel teisigi süüdlaseks nikerdada ja tõepoolest nikerdada. Et käisin ise kohtus või peaks ütlema kohtumas härra Perniga ja võtaksin selle lihtsalt kokku niimoodi, et nagu ütles mul hea kolleeg, et 4 korda rääkisin, ise sain aru, aga tema ei saanud mitte midagi aru. Nii et või võib-olla ta ei tahtnud aru saada, seda ma ka ei tea. Nii. Aga tulles tagasi tasakaalukuse juurde, meil on hästi oluline teema toidujulgeolek. Pole aru saanud, kas see on tagatud või ei ole, kas on hajutatud säilitamise kohad, kas on toidutootjatega lepingud, kas neile kompenseeritakse toidu säilitamisega seotud kulu. Teame, et toiduvarustuskindlus on vaid piima ja teravilja osas, natuke ka veiselihaga, aga tõsi küll, need kõnnivad ringi, aga neid on võimalik sealt kätte saada. Toiduainete käibemaks. EKRE on väga palju teinud ettepanekuid, mitmed aastad. Kellelegi see ei ole sobinud. Ja nüüd, kui sotside ettepanek tehti, siis et käibemaksu alandada, siis on meie eksperdid on kõik väidavad, et ega see tarbijaid eriti ei mõjuta. Aga siin on üks küsimus. Kas me alandame toiduainete käibemaksu ainult Eestis kasvatatud toiduainetel või ka Poolast toodud toiduainetel, Poola riigi poolt hästi doteeritud? Jah, et analüütikutest ma ütlesin, et meie analüütikud ütlevad, et tarbijad see väga ei puuduta, aga Lätis tõi see kaasa marja- ja puuvilja tootmise legaliseerimise. Tootjatele jäi rohkem raha kätte palkadeks ja investeeringuteks. Kõik see tõi riigieelarvesse rohkem raha. Tahaks väga rääkida looduse hoidmisest ja ma olen mõelnud, et üks asi on olla looduse kaitse 3. korruse rõdult. Teine asi on olla looduse hoidja keset loodust. Mets kütab meil alati kirgi, räägime püsimetsandusest.
Püsimetsandus on tegelikult majandatav mets. See tähendab nii uuendusraiet kui harvendusraiet. Kui me metsa ei majanda, siis ühel hetkel ei ole meil selle metsaga midagi peale hakata. Jälle ma oleks natukene sarkastiline peale elurikkuse. Ja sedagi me ei tea, mis see elurikkus tegelikult tähendab. Hinge peal on mul väga loomade hoidmine ja loomade heaolu. Ma tahaks väga küsida, kas koer lapse kärus, riided seljas, keda söödetakse lusikaga kausist. Ise nägin Haapsalus kohvikus noor kena naisterahvas. Kas me selle koera käest küsime, kas ta on õnnelik? Kas huntide kaitse sel moel on ikka õige? Ma küsiks, et kes kaitseb huntide ohvreid? Kas need ei vääri kaitset? Niisamuti, kas haneliste panus toidujulgeolekusse on ikka päris õiglane? Või kas me arvame, nii nagu Riigikogus olles ühes komisjonis üks keskkonnakaitsja ütles, et me paneme plakatid põllumeestele põlluserva, et siis saavad need hanelised aru, et nad ei tohi põllumeeste põllu peale minna. No, 3 minutit on väga lühike aeg. Tahaks rääkida päris paljudest asjadest, aga ütlen lihtsalt veel, et meie eesmärk peab olema toidujulgeoleku tagamine ja maapiirkondade elujõu säilimine. Teemasid on palju. Meil toimkonnas on üsna keeruline langetada otsuseid. Millised teemad on hetkel primaarsed? Me oleme neid jaganud päris põhjalikult ja see on keeruline ülesanne. Aga sellega me tegeleme ja püüame anda endast parima. Ma väga tänan meie toimkonna liikmeid. Ega see ei ole lihtne üle Eesti kokku tulla, ettepanekuid teha, materjali otsida ja kõike muud asja. Aga kui me kokku saame, siis kõikide meie silm särab ja me läheme ikka edasi. Usun, et meist on kasu nii erakonnale kui ka riigile. Ma tänan.